Sa istud mulle väga tagant vaates, sütib lekidesse ruum. I want you in my room, boom, 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 boom. Tere, mina olen Helena, mälumängu Rae 10 küsimust saatejuht ning kätte on jõudnud aeg esimeseks telemänguks. Tänases saates astuvad võistlustulle G1A klassi esindajad Karel ja Rudolf ning G1D esindajad Andren ja Sebastian. Aga alustame. Esimene küsimus, kategooria on sport ja meie küsime, mis spordiala? Te peate nüüd nupu võtama nagu, et kumb esimesena vastab. See spordiala oli algselt osa iidsest olümpiamängudest, kus sportlased kandsid spetsiaalseid nahkribasid käte ümber. Kas on jooksmine on siis või? Jooksmine oli paljalt ju. Kas te pakute jooksmine? Ma arvan, et äkki on jooksmine. Pakume jooksmine siis. Nii, ja teile siis tuleb küsimus. Tänapäeval on selle spordiala tuntumaid nimed Mike Tyson ja Muhammad Ali. No, boksimine. Ja boksimine on õige vastus. Ja G1D võtab sellega mängu juhtimise enda kätte. Järgmine küsimus. Kategooria on muusika. Nüüd küsimus kõlab nii. Mis bänd? Kas vastate esimesena või teisena? Esimesena. See bänd arenes välja ansamblist The Quarrymen. The Quarrymen. Pole elu sees kuulnud. Nii, et siit ei tule vastust, jah? Ei tule. Ja teile siis G1A klassile tuleb küsimus. Nende kuulsamad liikmed olid John Lennon ja Paul McCartney ning nad on tuntud lugude Let It Be ja Yesterday poolest. The Beatles siis. Ja The Beatles on õige vastus, väga tublid ja meie mänguseis on 1-1 hetkel. Kolmanda küsimuse kategooriaks on kunst ja meie küsime, kes on see kunstnik? Läheme teisena. Ja 2 punkti vihje tuleb G1D klassile. Tema teosed olid tihti inspireeritud sürrealistlikest unenägudest ja tema stiili võib ära tunda vedelaks sulavate kellade järgi. Te võite kõvale ka arvatada. Kes tegi selle? Ei olnud ka Vinci. Ei, kindlasti mitte. Ei olnud. Ma ei tea, ma ei olnud. Ma tean küll, aga keele peale ei tule. Mingi Picasso või? Jääb Picasso või? Jah. Super ja 1 punkti vihje tuleb siis G1A klassile. Tema tuntuim teos kannab nime Mälupüsivus, mida teatakse ka kui sulanud aeg. Salvador. Ma ei tea kunstist eriti. Ei no kui see nende see, kes iganes ei olnud. Ma arvan, et Salvador oli äkki. Ja Salvador Dali on õige vastus. Ning mänguseis on 2-1. Liigume 4. küsimuse juurde. Kategooria on geograafia ja meie küsime, mis riik? Proovime sama. Davai. Selle riigi naaberriigid on Peru, Bolivia ja Argentiina. Kas jääb siis Tšiili? Paneme Tšiili, jah. Nii, ja 1 punkti vihje teile. Selle riigi pealinn on Santiago ja ametlik keel on hispaania keel. Oota. Hakkame, see on ilmselt mingi Lõuna-Ameerikas mingi riik. Aga... No, mis ta on? See on nii palju neid. Ütleb mingi suvaliselt. Ütleme, sama mis nemad, siis on... Nii, et Tšiili jääb siis või? Ja Tšiili on õige vastus. See on takku. 5. küsimus. Kategooria on pardameeskond. Küsimus kõlab nii. Kes on see õpetaja?
ja 2 punkti vihje tuleb G1-T-le. Tema mõlemad lapsed on osalenud noorte tantsupeol enne oma sündi. Mis tema mõlemad lapsed on? On osalenud tantsupeol enne oma sündi. Eks nad polnud veel sündinud, aga nad on tantsupeol osalenud. kas Pardla meeskonnal olevad õpetajad ka? Kõik õpetajad on See õpetajad. ongi. Okei. Kas see muusikaõpsil on lapsi? kes? Muusikaõpsil? Kas mitte? Ajalapsil on 2 last. Ja mis teie viimane pakkumine siis jääb? Õpetaja Ilja. nime? Ilja. Ilja, jah, okei. Ja tuleb Ma ei 1 punkti vihje G1-A-le. Ta õpetab meie koolis 2 õppeainet, millest üks on loodusaine. see on ju Liina. ja Liina Viirsalu. Ja Liina Viirsalu on tõesti õige vastus. Punkti seis on Ma ei tea 5-2. Aeg on küsida 6. küsimus. Kategooriaks on poliitika ning meie küsime, mis rahvusvaheline organisatsioon? Ja ma annan siin G1-T-le siis selle valikuvõimaluse. Mõtleme esimesena. Nii, see organisatsioon loodi 1945. aastal, et vältida edaspidiseid maailmasõdasid ja edendada rahu. ÜRO. Ja ÜRO jääb siis lõplikuks vastuseks. Ja läheb lukku ÜRO. Esimese punkti vihje G1-A-le. Inglise keeles tuntakse seda kui United Nations. no siis on ju ÜRO. Ja ÜRO on tõesti õige vastus. Järgmine küsimus. Kategooria on reaalained. Kuidas teil muidu reaalainetega lood on? Need 5. 5, siis läheb väga hästi. Ja küsimus kõlab nii. Mis keemiline element? Anna vestana. okei. Ja 2 punkti vihje tuleb. See element on universumis levinuim ja see moodustab suure osa päikese koostisest. Ja tuli väga otsekohane ja kindel vastus, milleks on vesinik. 1 punkti vihje teile. See on esimene element perioodilisusstabelis. Vesinik. Ja vesinik on tõesti õige vastus. Väga tublid, reaalained on siis tõesti väga tugevad teil. 8. küsimus ja kategooriaks on ajalugu. Meie küsime, mis sündmus? Aga teise aastat mingi lampaja. Ja 2 punkti vihje tuleb G1-T-le. See sündmus leidis aset 16. sajandi alguses ja algas protestiga katoliku kiriku indulgentside müügi vastu. mis see sündmuse nimi või? Jah, seda me võtsimegi sinu käest. Kiriku reformatsioon. On see nii? Ära muud küsi. No ütleme kiriku reformatsioon siis. Ja tuleb 1 punkti vihje teile. Martin Luther naelutas 1517 95 teesi Wittenbergi kiriku uksele. Ja reformatsioon. Ja reformatsioon on tegelikult õige vastus, mida me siit ootasime, aga te olite väga õiged ja te olete väga tublid. Liigume 9. küsimuse juurde. Kategooriaks on kirjandus. Ja meie küsime, kes on see kirjanik? Ja 1 punkti vihje G1-T-le. 2 punkti vihje G1-T-le. Tema teosed ei olnud avaldatud tema nime alt, vaid lause by a lady alt. Ja kui ma aru saan, teil ei ole õrna aimugi. Ei ole jah. Ei tule vastust. Nii et 1 punkti vihje teile. Tema üks tuntumaid teosed on uhkus ja eelarvamus. Ei tule ka siit vastust. Õige vastus on Jane Austen. Ja kätte on jõudnud aeg meie viimaseks küsimuseks. Seekord on kategooria tähtpäevad ja meie küsime, mis aastapäev?
ma päriselt ka ei teadnud, kes praegu esimese nupu vajutas, aga sinu näpud tundusid pikemad, seega ma annan G1D-le võimaluse. Kas te vastate esimesena või teisena? Punkti seis on 9-7. Esimesena. Selle sündmusega määrati Eesti idapiir. Vabadussõda. Võis olla vabadussõda. Ja nii jõudiski lõpule meie esimene mäng. Aitäh osalejatele ja lõppseis jäi 10-9 G1 A-klassi kasuks. Palju õnne teile, väga tublid olete. Teiega kohtume ka juba tulevikus edaspidistes duellides. Aitäh, et vaatasite ning kohtume juba järgmisel neljapäeval. Pilates, sa istud mul